Siin siis räägiks natukene betoonpõrandate ettevalmistusest tasandamiseks või plaatimiseks või parkettimiseks, mis iganes. See minu arust puudutab nagu kõiki neid asju. Ja see puudutab siis konkreetselt lati betoonivalu nii-öelda latiga, kus tekib pinnale see tsemendipiim. Kopteriga pinnal seda probleemi ei ole. Seal on pigem vastupidine probleem tihtilugu, et on nii siledaks ta lihvitud ja et kuidas seal nagu see nakkuvus on vahest küsitav olnud. Üks objekt siin oli meil siuke, et oli musta pigmendiga betoonpõrandad, kogu maja valati musta põrandaga, jäidki naturaalselt betoon, mustad põrandad, kopteriga lihvitud. No mulle isiklikult ei meeldi. On veel olnud üks maja, kus oli tavaline halmbetoon ja kõik igast läbi nakke käidud, primer käidud jäljed, et sa pead jube kinni selle asja kõik katma, et see lõpptulemus pärast ilus on, et kõik jama näeb sealt, paistab kohe välja pärast. Ja see musta betooniga oli ikka, no ta oli nagu klaas. Seal me siis lihvisime, karestasime selle pinna ära, et kõik oli valatud enne selle musta betooniga ära, et karestasime ära, et selle klaasi peale ei julgenud nagu seal midagi väga tasandada ega plaatida. Aga see selleks, jutt rohkem nagu sellest lati valust. Et esiteks ma ei tea, mis betooni üldse siin Eestis nagu siis kasutatakse või tehakse, et siin see tiiv on siin pea siuke 3-4 millimeetrit on see siuke pudru siin peal, et ma ei julgeks küll siia mitte midagi peale panna. Et võiks kooljaga üle lihvida, võiks. Ja vanasti kogu aeg seda ka tehti, ka Soomes. Aga ma olen Soomest nüüd 9 aastat ära olnud. 14 aastat olin Soomest siis viimases lõpus. Selle masinaga võis lihvida ainult isevalguva segupinda. Sellise betoonivalu pinda pidi teostama selliste lihvimasinatega. Ja kui olid suuremad pinnad, siis kaubanduskeskused näiteks, mis me tegime, Isoomena teine laienemine näiteks, siis seal oli firma selle jaoks kohe spetsiaalselt, kes neid hiilgeid pindasid siis üle lihvis. Meetrise läbimõõduga siuke lihvimismasin, sama suurt tolmuimeja seal kõrval. Ja siis eriterad ei olnud sellist, teemad terad ikka kõik all. Kõik kaubanduskeskused, 10 000 ruudud lihviti enne üle. Ja nüüd ma olen seda hakanud ka siin tegema, Eestis nii-öelda. Et lihvin kõik üle, sest esimene nii-öelda plaatumine, mis ma siin Eestis tegin, on siis selle sama omaniku korter, kes nüüd korteri maha müüs. Ja siin nüüd maja omale ehitab. Siis seal korteris me saime nüüd, tuli uus omanik ja kõik peksti välja, 8 aastat vana maja. Meie oma firma ehitatud, tehtud. Ja seal ma siis plaatisin ülemuse korteris seal siis esiku ära. Ja siis ma seal ühel ülemustest, nagu ütlesin, too lihvi ja mingisugune lihvime selle betooni üle. Et see betoonipiim tuleb nagu maha saada. Selle peale öeldi umbes, et piima võtta ikka külmkapist. Aga nüüd 8 aastat hiljem, kui ma selle pidime ise välja lammutama, siis esikust tulid plaadid kõik koos tasandusega lahti, sest aluspind on lihvimata. Aluspinnalt jäid kõik siuksed. Nii kui ikka umbes, ta nii hull ei olnud kui siin, aga ikkagi.
ja mina ütlen, et see süü, miks ta lahti tuli, ongi see, et see pind alt on lihvimata. Et see on nagu ehe tõestus nagu olnud sellest, et selle sita peale ei jää siin mitte midagi kinni. Ei parkett, ei, võib olla häda pärast, aga see on suss, mis suss. See on nüüd see pind, mis on mul seina ääred, lasen selle väikse lihvi ja iltiga üle kõigepealt. Nurgad tiikan puhtaks kõik, ei jäta isegi neid sinna nurkadesse. Ja siis selle suure Tevaldi lihviga lihvin siis ülem pinna, sest see väike sureb lihtsalt nii suure lihvimise peale ära, et see on nagu iltil siuke lahjaka, et rohkem seina lihvimiseks, et põrandate peal ta ikkagi kuumeneb üle ja seda on ikka remonditud omajagu. Aga selle remont on nii, et viid sinna, vahetad kogu sisu ära, saad põhimõtteliselt vana korpusega uue sisuga aparaadi ja paned jälle edasi. Ja siis hilti, mis ma ei ole veel rääkinud, on see, et remonttöid tehakse 3 tööpäeva jooksul, sinna siis ei kuulu mingid pühad ja nädalavahetus sisse, vaid 3 tööpäeva tehakse masin sul korda. Põhimõtteliselt kuller tuleb, võtab ta sult objektist peale ja toob sulle objekti tagasi, kus vaja on. Ühesõnaga, kus vaja on. Mina sellega ise tegelen, ülemus tegeleb sellega, et ma ei viitsi siin kulleriga möllata. Kus ma olen siin nurga taga, seal nurga taga, tulen sinna, tulen tänne. Et mulle see kullerteenus iseenesest üldse ei sobi. Mul meeldivad asjad, pakiautomaatid, lähen suvalise ajal võtan. Hiltil on muidugi sellest ka suur versioon, midagi nii suurt siis. See vist oli 1900 vatti. Kui ma õigesti mäletan, jah, 1900. Pöörid reguleeritud, see suurem Hilti on siis üle 2000 vatti, 2100 äkki. Aga võt see masin on kallis. See on tõesti kallis, see võtab hamba tigistama. See on 2500 eurot ilma käibemaksuta. Ja see on nüüd uus mudel. Vana mudel oli see suur, oli ka Hiltil, millel käis veel mingi muundur, käis järgi mingi kast. See mulle meeldib. Nüüd uuel on see muundur masinasse sisse ehitatud. Masin on jäänud enam-vähem sama mõõtmeteks, aga tõenäoliselt on ta väga hea, aga see hind on ikka jõhker. Et selle peale nagu käsi küll ei tõuse. Aga see Devalt on mul ka, siin võid jalgupidi otsas elada. Tal on siuke hea asi, et tal on pööre on siuke parasust, siin pöörde reguleerida ei saa, aga ta võtab hästi magusalt kuidagi, et võrreldes Hiltiga. Hiltil ma saan küll pöörde maha keerata, aga siis ta ei jõua enam oma tööd teha, ta ikka tahab nagu üle kuumena välja sõuda, tahab nagu pöördet saada, siis ta nagu töötab kuidagi paremini minu arust. Aga see on ka, et see on ulmemasin, mul Soomest juba oli ja nüüd ta on siin olnud ja siuksed suuremad asju lihvin kogu aeg sellega. Nüüd vahetasin siin reduktori alumise laagri vahetasin ära. Muidu ei ole selle mitte midagi, ei arvisid vahetatud mitte midagi. Et toimib ja see, kuna ta on Soomest pärit, siis see tolmukate on siin tegelikult Soomes mingi keegi on ise aretanud, kunagi ma katteks sai nagu otsa, otsisin, et kus ma saan samasuguse, polegi. Lõpuks ma siis natuke vahetasin seda asja, et see kurat on ise valmis meistanud see katte, aga töötab täitsa. Ja siis, mis siis veel? Kuna põrandad lähevad siis kõik samasse tasapinda, nii plaat kui parkett, siis mul on siin koostatud klotsidest parketi paksus, plaadi paksus, koos liimide asjadega. Et siis nendega nagu klapitan nad siin kokku. Ja siin on veel see huvitav asi, et siin siis tehti katse, et siin on nüüd 2 betoonplaati valatud, et proovida, et kas see nagu välistaks nende pragude tekkimise. Aga see ikka tulevad. Kas see on jälle sellest, ma ei tea, mingist betoonist või milles see on, aga kogu maja on neid pragusid ikka täis. Siin on eriti jõhker. Et kui siin nüüd, siis selle koha peal on ka põrand kõrge, et siin on mul tehtud
märknud, et siit tahab nii palju tegelikult maha saada, et see kõik läheks selle tasandatud pinnaga kokku ja siin nagu tõsta ega midagi ei saa, sest see pikk aken, siia tuleb siis parkett, siin parkett peab selle aknaliiniga nagu kokku jooksma tasaühes akna selle nii-öelda lävepakuga siis. Ja see siis jookseb siit, et siin ei saa nagu väga midagi muuta, et siin see, muidugi siin see 3-4 millised pask tuleb siit nagu suht lihtsalt ja kui ei tule, jääb mingi kõrm mägi, siis üldiselt kasutan betoonifreesi, võtame selle mäe koha freesiga nagu maha, see tekitab siuksed jäljed peale, mis järel siis selle lihvijaga on nagu natukene veel pind üle ja ongi hea. Ehk siis kõik, siin muidugi nüüd tuleb parkett, et siin seda plaadiklotsi nagu vaja tegelikult ei ole, parketiklotsi. Et selle klotsiga siis nagu kaardistan kogu põranda ära. Nagu siin siis näha on, siis siin on vaja siis nii palju maha võtta. Ja tulen nüüd siia selle koha peale. Siis siin on vaja juba nii palju juurde panna. Et ja kogu maja on põhimõtteliselt nii, et kõikide ruumide kõrguste vahel on siuke sent, poolteist, et kuskilt pean pool senti maha võtma, kuskilt pool senti juurde panema. Et on olnud lihvimist ja nussimist, nii et vähemalt see on nüüd põhimõtteliselt viimane, mis on jäänud. Ja mul on sellest korterist üles võetud need plaadid, mis olid lahti, siis ilma lihvimata pinnast on ka kuskil video tehtud, see oli suhteliselt mingi mõned kuud tagasi. Et jah, praegu nagu rohkem meelde ei tule, eks kui tuleb, siis saab jälle midagi natuke jutustada ja näidata.